Tere ja tere tulemast tagasi. Tere tagasi tulemast ja jätkame siis lihtsalt seal, kus eelmine video pooleli jäi, sest ma eeldan, et te vaatate neid järjest. Ehk siis eile vaatasite ühte, täna vaatate teist või kunagi tulevikus vaatate järjest. Kuidas teil aeg on? Ma ei tea. Igatahes, mida sa naerad? Oli ju naljakas? Oli küll naljakas. Hästi mõned. Nii. Kas see pole mitte üks mõnusubane magamist juba mega mõnusa voodiga? Miks võib juhtuda, et saad valemi? Et arenguvestluste puhul puhtalt tehagi hästi lahkunud ja õigused... Enneli, ma tahan üht asja näidata. No näita. See. Siin on koolus. Üks tore reede meie juures. Öeldab tööd. Siin on loss või maja või mingisugune koht. Tere! Tere! See on minu maja. See on sinu maja, jah? Ja siis minul on siin igasuguseid asju ja... Ahaa. Ja minul on siin süster, beebi, söög, lõikelauad ja samad kommid. Selge, et sul on siis kõik väga hästi siin, jah? No super! Minul on käsil meie kontorilaua lõppviimistlus karukeelega silun selle kõik hästi siidiseks, mis on veel kahe silma vahele jäänud, näiteks kõik need sellised kohad. Ja ma hakkan kaltureid lõikama. Et nüüd on käel on juba päris mõnus. Ma eelmised 2 seda tegin natukene loisalt. Aga nüüd ta on nagu nii sile ja siidine. Mis me siis nagu veel teinud oleme, et kuna siin on see selline püsi kodus, püsi terve, sellised märksõnad pigem olnud valdavalt, et tegelikkuses, mis meil täna on 29, meil on 11 päeva tagasi alles, meie jaoks siis lõppes ametlikult siis Eesti Vabariigi esimene eriolukord ja selle ajal me tegime looduses oleme käinud. Korter on ka, siis on nagu nii palju kui... Vähegi jaksad seda. Ilmad on nagu olid mingi aeg hästi kehvad, aga kui on ilusam olnud, siis me ikka oleme sundinud ennast välja. Jah. Mis teie leidsite siin? Siin on mingi loom käinud. Siin on mingi loom käinud või? Ohoo. Loomatee. Kui vahva. See on mingi loomatee. Läheb jah? Jaa. Äge. See on mingi hiir käinud vist. Äkki on mingi muu loom. Läheme siis vaatame, isi ütles, et tee läheb ilusamaks. Isi, kas siin on nüüd hiir käinud? Ma arvan, et see peab olema natuke suurem loom kui hiir. Äkki see peab hunt olema? Hunt või? Tere! Mis te teete? Kes nii? Isi lähema kiivriga. Ja kus sa siis lähed selle kiivriga? Sõitma. Ja kus me sõitma läheme? Sinna rabasse, eks ju? Loodus oleme käinud. Ma ei tea, kas Tolkuse rabaklipid tulevad nagu siia kõik. Äkki saab drooniklippe ka? Mis drooniklippe? Meil ei ole drooni. Tolkuse raba, ma mõtlesin seda Paukjärve. Oota, nüüd mul läks mõttelõng sassi. Et kas Tolkuse rabaklipid tulevad siia või tuleb eraldi video? Sest seda ma näen monteerimise ajal, kui ma panen need asjad kokku, et kui pikk see asja on. Tere hommikust! Kell on 8.37, on kolmapäeva 8. aprill. Väiksed muudatused on vahepeal toimunud. Eile sain seda seina lõpuks värvida. Nii et see on nüüd tehtud. Muudatustest veel, et see laud on nüüd praegu järgmine projekt. Natukene kasida seda. Ja kirjutuslaua saime valmis. See osas mulle ei meeldi, aga vaatame.
ok. Et ehk me ei vaja seda, igatahes ma olen ülirahul sellega, kuidas see toon jäi. Ilus värv. Ja kuna söögilaud on toimetamisel, siis see on meie õhtusöögilaud nüüd paar päeva. Ja siis väike vahemärkus. Tähelepanelikumad kindlasti märkasid, et lastel ei ole mingit plönn ees või laps ei ole ainult selja tagant filmitud. Osalt on see selle tõttu, et ei plaani seda ikkagi kaamer näos neil olla kogu aeg. Tahaks seda nagu mõõdukalt teha, sest nad on nii-öelda see esimene põlvkond, kes kasvab nii, et nende elu on pidevalt nagu mingi kaamerapildis ala sünnist saadik, eks ju, ilma et nad seda nagu lubaks või keelaks, et siis tahaks nagu austusväärne nendega olla. Ja teisalt on nagu see, et nad on nii ägedad, ma tahaks nagu jagada seda, sest sa ju täna just vaatasid neid videoid, on ju. Ma vaatasin ka, et natuke häiris see nagu see näos. Jah, et Emil, kui ta oma mingi esimesi häälitusi esib sõnu ja siuksed asju ütles, et selles suhtes, et me nagu kõik kasvame ja õpime ja alguses jah, me nagu tahtsime jagada, aga ei tahtnud jagada, on ju, et sükene nagu meie laps. Jah. Aga nüüd tegelikult nagu on näha, et Emile meeldib ka see, kui teda filmitakse, ta filmib ise ja... Et eks me vaatame ja kohaneme sellega, kuidas me ennast ise nagu parasjagu tunneme, aga mul on meie see palve nimede osas ikkagi jätkub, et isegi, et me kasutame neid videotes ja te teate neid nimesid ja la, et siis laste nimesid kommentaarides välja ärge kirjutage. Ma arvan, et see on nagu üks väike palve, see on nagu okei. Lihtsalt, ma ei tea, sisetunne on, et võiks nagu seda teid nagu jätkata. Nii palju siis sellest, mis sel teemal enam rohkem ei peatu. Kui mõnsa ilm on hea. Okei. Hea tuju on mõnus mega. Seal ees kuskil kaugel on üks roosa täpike, kes on meie üks laps ja teine on siin. Meil on see keskkonnasäästlikkus lilla jopepojal. Ja mina sain oma töö täna ilusti tehtud. Siis öeldagi ka tööd ilusti. Ja nüüd me tuulutame päid ja liigutame ennast ja väsitame Emmit ja sest, et ta magas lõunaund. Siis veel üks väike värske õhulaks mõlemale ja no koerale obviously. Issand, ta on nii kaugel. Eelmine suvi ta poleks niimoodi sõitnud või nii kaugele sõitnud mees, nüüd ta on nagu kogu aeg mingi eriti kaugel. Ei jõua järelegi talle. Ja siis me oleme niisama mingi metsa vahel mütagud ja siin samas metsas käinud. Mänginud palju ja meil on aknast on hästi mõnus vaade metsale ja loodusele ja siin on nagu... Kui te panete pea hästi ekraani lähedale ja vaatate, siis te võib-olla näete. Okei. That escalated quickly või? Ja viimane suur remondiprojekt selleks perioodiks oli köök. Me värvisime kõik oma köögikapi uksed üle. Nii. Anywho, värvisime need üle. Ma olen tahtnud kõik. Tahaks köögi tasapinda veel vahetada. Köögi tasapinna tahaks ära vahetada ja käepidemed ka ikkagi voodasta, sest ma spreitasin need üle ja pidi hullult hea ja soovitatud spreivärba. Tegelikult on mingi kakibuss ja sõrmused on nagu nii koledaks teinud selle. Aga noh, meil oli kogu aeg teadmine, et me nagu vahetame nad ära lihtsalt, et kiiresti kohe siin. Varsti lähme äkki, mis on musta. Võib-olla. Väike köögikappide lihvimine on käsil. Pead neid pärast värvida. Taburetid teeme ka korda. Vana valge värv maha. Siis täna sai aeg otsa, aga pool on tehtud. Okei. No 2/3.
remondipäev 3 miljon. Kapi uste värvimine täies hoos. Ühel on seal see käepide küljes ja meie köök on äraütlemata kaunis. Ja munadepühad olid? Meie värvime mune. Hakkame mune värvima, eks ju? Meil on sellised munad. Sellised munad on meil. Ja mis nendega pärast teha saab? Värvida. Ja kui need on värvitud? Panna puu külge. Saame puu külge panna, jah. Siis on nagu kaunistused, eks? Ja siis meil on siin kilelaua otsas. On kilelaua peal, eks ju, et ära ei määri. Pärast on lihtsam koristada. No, aga kas hakkame pihta? Mida? Kas hakkame pihta? Jaa! Lõika see katki. Tule, räägi meile munadest veel hoopis. Näita, mis munad siin on. Millised sina värvisid? Mina värvisin selle. Kas siis sellega? Sellega mina värvisin. Selle mina. Sina. Jaa. Ja sina. Need kaks ka. Ja selle linnukest asja mina tegin. Väga ilus. Tule räägi, mis siin on? Siin on vanker. Selline munakujuline kaardike, kus peal on käru, eks ju. Ja kus sa leidsid selle? Põõsa sees. Põõsa sees oli või? Aga kas seal on taga ka midagi kirjutatud? Kas vaatame? Kas issi loeb või emme loeb? Emme loeb. Olgu. Tere, Emali ja Jon. Mina olen Jänku Jussike. Olen väga arg ja ise teie juurde ei julge tulla. Peitsin teile 2 peale paar vahvat kinki ära. Vihjed leiate pühade munadelt. Head otsimist. Olge paid ja ikka vahvad. Jussike. Mis asja? Peitis kinke ära. Aga vaata, kus sa siis otsima pead. See on vihje. Isi Jussike peiti meile ka kinsikust. Kus ta need peitis? Ma ei tea, aga see kaart oli meie põõsast lendanud. Sealt agnes lendas. Nii. Aga kus sa siis nüüd otsima hakkad? Ma ei tea. Aga mis sul seal kaardi peale joonistatud on? Vanker. No, aga äkki peaks sinna vaatama? Mine vaata kärusse. Lähme vaatame. Kägus pole. No aga otsi veel, kärus ei ole ainult see korv seal all. Oota, lase lahti. Oota, kärus pidid otsima ju. Kägus. Kärus otsi. Kas sa, Joel, võiksid palun Jonni hoida näiteks? Aga otsi veel, kärus on ju, kust lapsed istuvad kärus? No, aga vaata sinna. Aga seal on. Mis sa said sealt? Oi. Mis see on? Oi, mis need on? Näed, mingi Lego asi. Ja. Veel kaardike? On seal veel midagi või? Kas seal on veel midagi? Joel sünnipäev oli. Maailm võib ümberringi kokku kukkuda, ent mõned asjad ei muutu kunagi. Simson. Palju õnne sulle. Mina võin kõik teha. Puhurut, ei, issi puhub ära kõik, sest siin peab tilguvad koogi peale. Palju õnne sünnipäeva. Aga minule meeldib see. Ja lähme korjame siit ära. Mina tahan.
peseme hambad ära ja siis teeme või? Suva pole. Estere. Kuka tee lahti. Jah. Poole tee. Teegi arvuti poole. Ettevaatajast tuleb pauga. Tulime ranna äärde jalutama. No eks lähme vaatame. Jälle viskab upsi ära. Palus, et ta võiks ühe korra mängida. Panime Jonniga teistpidi, sellepärast et ta kuulis muudkui, et teised on selja taga. Siis ta hakkas siin pahandama natukene. Ja nüüd on kõik tal ees ja siis ta hakkas kohe jutustama ja... Jah, tere! Laps saab vaadata neid, vaata õppida. Hello! Me oleme Valgerannas, tulime piknikule. Vaata, Ja mis teeme teil siin selle on? tühjaks. Krabijäänukid. Krabid on need, jah. See on ka äge. Ei pannud tähelegi üldse. Kalli, oleks võinud tossud ära võtta. Siis saputame puhtaks. Tule nüüd maha sealt praegu. Muidu söök läheb liivaseks. Ma lähen loputan emmi selle ämbri puhtaks, siis ma saan need krabid ämbrisse panna. Tudu ja see, et üle tee on mingi suure välja peal meeletu lagleparv. Ma sain enne peale natukene, kuidas nad lendasid üle terve taeva. Kes maitseb? Nii, meil on siin tomat ka. Ja see on siis Jonnile. Nii, palun. Võigu. Tahad ma aitan lahti teha? Või saad ise? Saad ise vist? Ja kes tomatit tahab, siis meil on taskunuga kaasas, et lõigata natukene. Sa võid emmini siia täitsa istuda. Võid nii. Nii aga, ei olegi pikniku teinud niimoodi koduaiast väljaspool. Tomatit ka siia vahele. Annan või? Pesamuna sai aastaseks. Oh my god. Ta on nii äge. Paneks sa said? 30. Me oleme nüüd 30. klubis. Manurid. Minu kohta ei ütleks. Sina nagu beebipegu. Istume siin maas. No, iskaks. Suur istu. Palju õnne sulle, istu. Palju õnne sulle. Ui! Jaan, vaata, mis siin oli. Ei, suur. Las undub. Las undub. Emmi. Jõu. Tule emme appa. Oi, kui ilus! Kui ilus! Ja nüüd
issi laulab nüüd meile. Jaa. Ja, vaata kuulama, mis issi teeb. Palju õnne sulle, palju õnne sulle. Meie pere selle aasta tähtsündmused said siis niimoodi ilusti karantiinis vastu võetud, mis oli siuke. 30 karantiinis. Suolaleiba ei saanud pidada sõpradele ilusti õigel ajal. Selle veel tegema. No see tuleb. Et kes nagu päris sõbrad vaatavad, siis teadki, et see tuleb, on ju. Oma sünnipäevi ei saanud pidada. Ma on siuke tunne, et me peame mingi laste sünnipäev. ma ei tea, pulma aastapäeval umbes mingisuguse räigel labrakaisest maha pidama. Laste tähendab, poja sünnipäeva ei saanud nagu pidada, aga temal ei ole vahet sellest. Temal on savi õnneks. Selles mõttes ma nagu tema jaoks võib-olla on nagu nii on ta ainult perega ja nagu... Ta ei saanud isegi veel, ta ei saa järgmised 2 aastat veel aru, et mingi eriline päev. Lihtsalt räägime, et me paneme lihtsalt nagu kaardi. Sama pildi teeme iga aasta copy-paste. Et alles mingi 3-ne saab aru, et okei, sünnipäev on vist mingi natuke ägedam asi ja 4-ne juba oskab oodata seda, sellepärast ma olen täiesti kindel, et Emmi oskab seda nagu oodata. Kes palju või täna pole isegi mitte kodus, nii et me oleme veel kõige siis kui ühe lapsega. Oleme ära kasutanud seda jah, et ta on nüüd on see, et ta ise käib ja küsib. Ta on nii siukene, ta on nii nutikas, et viimane kord läksime, vaatasin, et ilmselt lähme grillime, oli vanemad. Emmi rollis vanaemale nüüd kõhu peale. Hakkas silitama nüüd. Nii. Kas ma võin siia ööseks jääda? See oligi ju ala üleeile, umbes oli jäänud just ja siis täna jäi jälle. Aga hetkel on meil reede õhtu. Tõenäoliselt ma loodan, me jõuame ilusti maikuu viimaste päevade jooksul videod üles panna. Siis on tuustus ja siis saab nagu peaaegu reaalajas nagu jätkata, et sinu nüüd töömatka pildid tahaks veel viistatakse videod, siis on juba reede õhtu, mul on nii pikk nädal olnud lihtsalt. Need tahaks ilusti ka veel üles saada. Või siis paneme tolkusega kokku, ma ei tea. Ei, see ei sobi kokku. Tuleb üks väike tolkuse vlog ja tuleb üks väike vlog sellest, kuidas Joel oli käis. Tolkuses on filmis on palju või? Tolkuses oleks ka drooni. No mingi lühikese sellise... Müüsime drooni ära. Ja me müüsime eelmine kevad või suvi ära, aga ma ei tundnud eelmine aasta üldse puudust sellest. Ma täna vaatasin lihtsalt ühte vlogi, kus me olime kasutanud ja nägi nii äge välja. Ja minul oli täna juba, ma ikka panin kinni, mul oli täna, vaatasin juba nagu, mis see Mavic Air 2 tuli aprilli lõpus välja, siis ma nagu ilastasin seda. Vaatasin, et võiks jälle proovida nagu drooniga ka. Me veel räägime. Ei hakkasin nagu mingit mega comebacki või mingi pauguga midagi lubama. Sest teadupärast seal läheb alati nii, et ja nüüd me hakkame täiega filmima ja siis me oleme aasta aega kuskil kännu all. Isu on vähemalt tagasi. Isu on tagasi täiega nagu tahame. Ma arvan, et võib-olla see ongi see, et Jon on nagu, ta on nii äge kutt lihtsalt. Tead, mis ta täna tegi mul? Vähe sellest, et ta siin nagu potile kutsus, kuigi ta sinna midagi ei teinud, siis ütlesin talle, et davai, tule lähme peseme pepu puhtaks, tõuse püsti. Tüüp võtab mul kätest kinni, tõus püsti. Hakkab ise vannitoa poole minema nagu. Tal on täpselt see faas praegu, ta on nüüd aasta ja no ta saab teisipäeval aasta ja kuu, sorry. Ja tal on täpselt need viimased nädalad enne päris nagu üleni kõndima hakkamist, kus ta nagu hoiab su sõrmest kinni, arvates, et sa oled nagu jõhker tuugid all, tegelikult sa tunned, et see käsi on täiesti lõtv ja sa ei toeta teda kuidagi. Psühholoogiliselt. Igatahes patsab sinna vannitoa ette, seisab ukse taga, siis näitab lülti peale. Täh, vaatab mind, täh. Ja siis panin tule põlema, siis läks alles sisse. Ta on siuke hästi nutikas ja äge tüüp ja siuke rahulik chill vend, kes lihtsalt nagu kulgeb kaasa meiega. Ta on nii siuke vähenõudlik, et anna süüa, lase vahepeal magada. Elu on liilust. See süüst on cool. Ja noh, seda te teate, kuidas Emmi on maru äge ja aina ägedamaks läheb, et räägib palju ja teeb nalja ja hull leputrilla on ja siuke cool. Vahepeal kurvistab. Jah, aga see on tema. Vaat, aga aitäh, et vaatasite. Aitäh, et meid ära ootasite, kes te veel siin olete meid vaatamas. Ma usun, et me nüüd näeme ikka oluliselt varem kui aasta pärast. Võiks näha. Võiks näha, sest et Joel ütles ka, et see isu on tagasi. Ma arvan, et see on kõige olulisem.
et üldse midagi filmida. Ei, oota. Peab leidma. Ajas on küsimus ainult see, et kas ma suudan need õhtul kokku võtta ja kokku panna nagu need klipid. Vot, selles on küsimus. Aga tšau, paka! Järgmises videos näeme. Tšau!